Vau! Uskumatu. Ja. Mis see nii uskumatu on? No uskumatu, et me oleme siin. No mis siin nüüd siis nii väga uskumatut on? Meie ja siin. No, ausalt öeldes mina ei oleks uskunud, et mina nii kaua üldse elan. No. Ja. No minu elustiili juures, eks. Ei, tõsiselt, pooled asjad, mida mina hommikust õhtuni teen, ikka väga raskelt kahjustavad mind ja minu lähedal olevaid inimesi, ma ütlen. Aga ometi aasta 2035. Ja, 15 aastat hiljem. Ei, miks hiljem? Praegu ikka. 15 aastat praegu. Ja. Just. Noh, ütle siis, millised on need tuleviku inimesed? No, lihtsad inimesed. Ja. Sellised nagu meie. Ja. No kõigepealt ma pean ütlema, et tuleviku inimesed näevad väga head välja. Ja, seda küll. Väga head kohe. Nagu meie, ja. Just. Kuigi ma pean ütlema, et see... Mida? Ei, no see kleit sul see... Mis selle kleidiga on? No kuule, see on ikka, no ma ei... Mis ma ei... No, ajast ja arust, no kuule, selliseid kanti aastal 2019 võib-olla, eks ole. Tuleviku inimesed on ikka endiselt otsekohesed. Aga teate, kuna meie tuleviku inimesed oleme kogu aeg oma virtuaalmaailmas ja oma tehnoperekondadega, oma robotorjadadega, siis meil on see probleem, me ei oska enam inimeste emotsioone lugeda. Ja, näiteks see nägu praegu, nii, sul on väsinud, oled ei ole! Kõht valutab. Issand, sa flirdid minuga või? Ei, ma olen solvunud! Võta palun taskust oma miimikatõlk välja, kui sa aru ei saa, et ma solvunud olen. Taskust? Mis taskust? Ammu ei kanna inimesed enam midagi taskus. Meil on kõik ehitatud sisekõrva ja silma välisvõrk kestale. Sa oled kõike naljanina. See on lihtsalt selline kõnekäänd, ega keegi ei pane enam toru ära, kui ta kõne ära lõpetab. Mis toru, tasku, mis tasku? No tõepoolest, meil on nüüd tänapäeval on miimikatõlk. Jah, see on nagu vanasti oli see keeletõlk. Aga keeletõlk on nüüd meile sisse ehitatud, nii et keel ei ole mingi probleem enam, jah. Sina oled probleem. Mina olen jah probleem, sest selline suhtlemisstiil ilma sõnadeta, teadagi mis teemadel, seda ma tõesti ei oska. Õnneks on mul selleks kodus robotid, nemad ei suhtle minuga, ma ei tea, kulmu poolkergituse toonidest seal. Mis teatud teemadele, mis sa räägid oma robotitega seksist? Mis asja? Ei räägi. Ega mõned asjad ka 15 aastaga ei muutu ikka. Ma ei saa aru. No mõned asjadega lihtsalt on nii, et kui enne me ei saanud, siis 15 aasta pärast ka väga ei tasu loota enam. Mis sa... Ja küll jätame selle jutu. Minul näiteks on masin kodus, mis tõlgib põlvkondi. Oota, seleta nüüd palun. Hea meelega. Vanasti elasid inimesed ju pead ja jalad koos, nii et memmed ja taadid said järeltulevatele põlvedele edasi anda oma elutarkust. Tammsaare aegadel eelmise sajandi alguses? Ei, ma mõtlen 15 aastat tagasi selle sajandi alguses. Jaa, aga siis enam noored ja vanad ei saanud üksteisest aru. Ja see algas sellega, kui tekkisid need Skype'i vanaemad, või siis, et perekonna üks pool, ma ei tea, töötas Soomes, teine pool oli Tenerifel kliimapagulane, nii et räägiti ainult video vahendusel üle Skype'i, jututeemad olid ka siuksed, et lõpuks vahetati ainult mingit täiesti mõttetut informatsiooni, et ma ei tea, palju sa seal Soomes teenid, no palju Tenerifel kraade on, no palju, oligi kõik. No, minul on selleks puhuks kodus robotid igal juhul, jah. Et sugulaste juttu tõlkida? Ei, et sugulastega mitte suhelda. Jaa. Aga teate, mis tuleviku inimestes ikkagi samaks on jäänud? Me oleme endiselt uudishimulikud. Oo jaa. Ja kuidas oma uudishimu toita? Tuleb hankida uut infot. Ja kuidas hankida uut infot? Tuleb õppida. Just, meie õpime kogu aeg. Õpime
100-aastastega koos, õpime seal rinnalastega koos. Ja, aga et rinnalastega koos õppida, selleks peab muidugi kasutama seda beebilalina tõlkimise masinat. Ma käisin paar päeva tagasi arsti juures ja tulin sealt arsti majast välja ja maja ette oli siis pargitud üks hõljukeru ja selle sees oli pisikene beebi ja vaatas mulle sügavalt silma ja ütles midagi. Ma läksin mööda, mõtlesin, et ju ta omaette seal koogab, aga ei, hakkas naerma ja näitas näpuga minu peale. Ma mõtlesin, et olgu, et ma võtan siis selle tõlkemasina välja, vaatan, et tal on tõesti ilmselt mingisugune häda käes. Tead, mis ta mulle ütles? Vabandage, proua, ma ei tahtnud teid üldse eksitada, aga ma olen pädev teile teatama, et te olete jalga unustanud sinised kilesussid. Ja peale selle ta ütles, et ta nina sügeleb. Ütlesid emale ka pärast? Ei öelnud, mis see minu asi on. Minul on lapsed juba suured või isegi vanad. Õpetlik lugu. Ühesõnaga, meie õpime kogu aeg lollidega, tarkadega, õpime juurde, õpime ümber. Ja õpime elukestvalt ja iseenesest mõistetavalt. Meil on kohustuslikud kordusõppused. Ja. Ülemused ei diskrimineeri meid, kui me tahame õppepuhkust võtta. Ja meil perekonnad ei sega meid, kui meil on vaja eksamiteks korrata. Koerad ei augu, kui hommikul loengusse lähme. Ja mis peaasi, me ei väsi kunagi, sest see on ühiskondlik norm. Olgu, me läheme nüüd vanaaegsesse kohvikusse, jätame teid siia jutustama, tuleme pärast tagasi. Jah. Nii, tuleb.